Niimoodi, mul on see lahti, näiteks siin on kõrvalised failid, mina võtan selle Merli faili nüüd koodeks, näed, siin on eraldi aken ja siis ma ütlen talle, et näiteks ta arvutab mingid numbrite summad. Ehk siis ma isegi ei näe seda. Siis ta hakkab mõtlema, ta kirjutab, mida ta teeb. Juhul, kui on keeruline asi, siis ta mõtleb rohkem. Kui on lihtne, siis ta seda teeb kiiresti ja küsib, et kas ma olen nõus. Siis ma nõustun ja ta ütleb, millised read olid täpselt muudetud ja siis ma saan jooksutada kohe siin aknas. Vajadusel ma saan tagasi minna, ma saan keelduda, ma saan küsida, et mida sa tegid, ta kommenteerib mulle, ta näiteks ütleb, nüüd ma ütlen, et ma olen nõus ja siis ta kirjutab sinna faili. Ühesõnaga, mina tegin seda selle andmebaasiga, et oli väga palju erinevaid faile ja oli vaja parandada asju. Näiteks kontrollija leidis üles, et üks funktsioon ei toimi, et juhul kui näiteks ta parandab filmi, siis tuleb mingi vale viga. Selle asemel, et ise otsida neid failide vahel, siis ma küsisin otse chati käest ja ta ütles, et siin ma parandasin, ma jooksutan uuesti, kõik toimib. Ma ei tea, miks ta nii kaua mõtleb väga lihtsa faili jaoks. Ta on mulle kirjutanud ka raskemaid asju korraga. Ja siis ma kopeerin või siis nõustun ja fail on juba modifitseeritud. Ja vajadusel ma saan tühistada neid muudatusi, juhul kui näiteks jooksutades see ei toimi. Ja siin ma saan vaadata, mida ta tegi. Et on selline rida.
ja siin näiteks ma küsin, et kuidas seda jooksutada. Ja siin ta niimoodi ütleb. Nüüd ma jälle panin seda faili kinni. Ta ise teeb ära, ise paneb, kleebib neid ridu. Ma lihtsalt nõustun ja siis ta ütleb, millised read on vahetatud ja millised on lisatud. Ühesõnaga need punane on see, mis on eemaldatud, roheline on see, mis on lisatud. Nüüd ta peaks kas ma nõustusin? Ja nüüd toimib. Ehk siis niimoodi see töötab. Ma pidin chati käest küsima, et ta annaks mulle lingi ja siis ta ühendab GitHubiga ja siis tekib selline väike ikoon või siis siit ka saab. Et näiteks kui mul on need dokumendid, siis ma klikin siia ja tekib see dialoog ja ma saan kinni panna. Ma saan eksportida näiteks vajadusel üle vaadata ja küsida, et mida sa tegid. Ta kommenteerib ise. Siis ma näiteks saan kõnes seletada, mida mina tegin.